Läbikukkumise valu on sageli seotud ootuste suurusega, kuna just need ootused määravad, kui valus on tegelikkuse ja unistuste vaheline lõhe. Kui me panustame millessegi suurde ja seame endale kõrged eesmärgid, siis kaotame tihti midagi väärtuslikku või asjad ei lähegi plaanipäraselt. Ootused loovad emotsionaalse investeeringu, mis muudab iga väikese kaotuse suureks pettumuseks. Läbikukkumine ei ole mitte ainult eesmärgi mitte täitumine, vaid ka kogu ettekujutus meie enda võimetest ja tuleviku väljavaadetest. Mida kõrgemad on ootused, seda rohkem panustame me oma emotsionaalset energiat ja aega sellele, mida loodame saavutada. Kui need ootused siis ei täitugi, toob see kaasa rohkem pettumust ja frustratsiooni, sest kaotus ei ole ainult eesmärgi saavutamise puudumine, vaid ka meie enda valede eelduste kokkukukkumine. Kui eesmärgiks on midagi, mida peame enda jaoks hädavajalikuks, muutub isegi väike tagasilöök meie enesehinnangu jaoks suureks šokiks. Näiteks kui keegi asub alustama ettevõttega ja seab endale väga ambitsioonika plaani, võib esimene takistus tunduda katastroofina. Kui ootused on suured, tundub läbikukkumine eriti teravalt, kuna unistuste ja tegelikkuse vaheline lõhe on väga suur. Kui aga ootused on madalamad, on võimalik, et ebaõnnestumine ei ole enam nii valus. Madalamad ootused annavad meelerahu, sest me ei oota endalt liiga palju ja oleme valmis vastu võtma nii edu kui ka kaotuse. Läbikukkumine, kui see ei vastandu väga teravalt meie ootustele, võib olla isegi väärtuslik õppetund. Kui me harjume väikeste ebaõnnestumistega, muutume vastupidavamaks. See on tingitud madalamatest ootustest, mis aitavad meil hallata pettumuse tunnet ja näha väljakutseid kui võimalusi arenguks. Kõrged ootused aga võivad tuua kaasa ülekoormuse, kuna pidev edasimineku vajadus muudab meid vähem paindlikuks. Kui meie sisemised ootused on ebamugavalt kõrged, siis ei suuda me nautida väiksemaid võite ega tunnustada oma edusamme. Samuti on oluline mõista, et meie loodud ootused võivad olla mõjutatud välisest survest. Ühiskonna ootused ja teiste arvamused suunavad meid sageli seadma endale kõrgemaid eesmärki, kui meil tegelikult vaja oleks või kui me valmis oleks. Kui me defineerime oma edu võrreldes teiste saavutustega, siis on läbikukkumine eriti valus, kuna see ei ole enam ainult meie enda perspektiivis mõõdetav, vaid ka teiste hinnangute põhjal. Läbikukkumise valu on tihedalt seotud meie emotsionaalse investeeringu suurusega. Kui me oleme eelnevalt määranud, kui palju anname oma energiat eesmärkidele, siis iga takistus teeb kogu protsessi palju keerulisemaks, sest nõuab suuremat investeeringut kui planeeritud. Kõrged ootused tähendavad suurt sisemist survet, samas kui madalamad ootused pakuvad vabadust katsetada ilma hirmuta läbikukkumise ees. Kokkuvõttes võib öelda, et läbikukkumise valu on tõepoolest korrelatsioonis ootuste suurusega. Mida suuremad on meie ootused, seda teravam on ebaõnnestumise valu. Kuid samas võivad madalamad ootused aidata meil paremini toime tulla tagasilöökidega ja võtta vastu elu õppetunde. Läbikukkumine ei pea alati olema lõpp, vaid võib olla samm edasi, kui oleme valmis võtma vastu väiksemaid väljakutseid ja hoidma oma ootusi tasakaalus. Seega, võtkem jõukohasemaid ampse ja olgem realistlikumad ootuste suhtes. Nii püsib elu tasakaalus ja ebaõnnestumine ei löö meid jalust maha. Aitäh ja peatse kuulmiseni!